Tere tulemast taas kord osa saama Uncast Estonia podcastist ja uuest episoodist. Täna meil siis siin koos Arto, Reimo ja Anatoli. Ja tänase saate pealkirjaks on siis nüüd meil valitud selline asi nagu armastuse seadus ja kristlik anarhism. Okei, mõtled, et mis asja, mis kristlik anarhism, millest te räägite, vaat. Jah, soovitan edasi kuulata sellepärast, et ma saan aru, et see tekitab küsimusi ja peabki tekitama sellepärast, et ainult niimoodi saab ju jõuda vastusteni. Nii et jaa, meil on igal juhul hea meel siin koos nüüd käia läbi erinevad asjad, natukene selgitada tagamaid, kontseptsioone ja nii-öelda siis ka termineid, et olekski mõistetav, mida me selle tänase saate juures siis täpsemalt räägime. Nii et tere tulemast, Reimo ja Anatoli. Tere, Arto. Tervist. Teemasse siis minnes, et kuna meil on siin mitu erinevat asja, mis meil tuleb siin saates täna käsitluse alla, siis alustaksin sellest armastuse seadusest ja ma natuke selgitan lühidalt lahti, mis ma sellega silmas pean. Me teame, et on olemas mingid sorti printsiibid või seadused elus, eks ole, et on olemas füüsilist sorti seadused, keemiaseadused ja on olemas ka vaimsed seadused. Ja kui palju inimesed nendest vaimsetest seadusest teavad, see on loomulikult erinev. Ja siis lisaks on olemas ka põhimõtteliselt, ütleme siis kokkuleppe seadused või siis mingis mõttes nagu just ka jõustatud seadused a la Eesti põhiseadus. Loomulikult need põhiseadused ja muud asjad, mis inimesed on teinud, on siis need, mis on inimesed ise välja mõelnud ja loonud. Ja lihtsalt küsimus on, kui palju need lähevad kokku selle universaalse seadusega, mis kehtib kogu universumis. Ja kui nüüd küsida, et okei, mis on siis see kõige kõrgem seadus üldse kogu universumis, siis vastuseks minu poole pealt on see, et see on armastuse seadus. Ehk siis see on ülim nii-öelda jõud, mis valitseb kogu universumit. Ja kes selle siis kehtima pani, tekib küsimus on ju. Lihtne vastus on looja, universumi looja. Ehk siis keda inimesed nimetavad erinevalt, mina nimetan teda taevaseks isaks või loojaks. Aga ka teda nimetatakse tihti ka jumalaks ja nii edasi, eks ole. See on lihtsalt tiitel, kuningas, jumal, siuke tiitel lihtsalt. Aga jah, looja hing ja inimhinged ehk siis meie oleme siis temaga ühel või teisel kujul suhtes, kas me siis oleme sellest teadlikud või mitte, aga igal juhul seda isiklikku suhet temaga saab ka arendada ja isiklikult mina olen seda teinud, ma olen märganud, et see on toonud minu ellu väga palju häid muutusi, nii et mina olen väga rahul sellega. Ja armastuse seadus, ehk siis see on ju üks põhilisemaid asju, mis meid elus edasi aitab ja mis meid üldse inimestena õnnelikuks teeb ja paremasse ellu viib, on armastus, eks ole. Ja kui me teame, et universumis on armastuse seadus kõige ülem ja kõige tugevam nii-öelda siis seadus, mida inimene ka muuta ei saa, sest et see ei ole inimese võimuses muuta seda asja, siis see tegelikult peaks andma meile sisemise turvatunde just selle näol, et lõppkokkuvõttes hea võidab, armastus võidab, valgus võidab. Et kui me valime selle poole ja me valime armastuse oma elus, siis me läheme järjest rohkem selle abil selle armastuse seadusega kooskõlla. Ja sellega toimides kooskõlas olles, meie elud saavad olema paremini elatud, täisväärtuslikumalt elatud, suhted on palju paremad, ehk siis selle armastuse seadusega harmoonias olles, tegutsedes armastusest, valides armastusest tingitud suhtumised ja käitumised, läheb meie elu järjest paremaks. Nii personaalsel tasandil kui ka siis kollektiivselt. Mulle meeldib selline termin nagu choose love, it makes things work out better. Ehk siis eesti keeles võiks see olla, et vali armastus selle tõttu, et selle abil saab asjad paremini toimima panna. Ehk loomulikult suhted on ju. Kui need baseerivad armastusel, ilmselgelt suhted on õnnelikumad. Täisväärtuslikumad, nauditavamad ja küsime ausalt, et kes ei tahaks suurepärast nauditavat suhet on ju, eks ole, on siis kaasinimestega, oma lähedastega, loojaga ja nii edasi, ärisuhetes, kõik muu, eks ole. Ja armastuse hulka läheb ka siis kõik need muud asjad ka nagu vabatahtlikkus, üksteise austamine ja üldse kõik see moraaliseadus, kõik see käib väga hästi armastusega kooskõlla, ehk siis ära varasta on ju, ehk siis ära võtame naabri laptopi või tosse või muid asju, eks ole, kõik need 10 käsku, eks ju, või ütleme siis, kuidas keegi tõlgendab, 10 guideline'i või sellist nagu juhatust, et samuti perfektselt kooskõlas armastuse seadusega. Ja kui inimesed sätivad ennast sellele teele ja tehes teadlikult armastusest tulenevaid otsuseid,
siis seda paremaks muutub kollektiivselt inimeste elu. Ja see on asi, mida mina kindlasti taotlen oma elus ja ma näen, et sellel on väga positiivsed ja head viljad. Ja ütlen ausalt, looja on rõõmus selle üle, et selliseid otsuseid vähemalt nii paljud inimesed juba teevad täna ja mida rohkem seda teevad, seda ilusamaks meil see maailm läheb. Nüüd ongi see, et kuna meil on Uncast podcast, ehk siis me räägimegi anarhismist, nüüd tekib küsimus, okei, aga kuidas see siis kokku läheb anarhismiga ja Jeesusega ja nii edasi. Ja kas võib tõesti öelda, et Jeesus oli anarhist? Ma olen jõudnud isiklikult arusaamisele, et nii ongi ja seda saab isegi piibli alusel väga hästi ära tõestada. Ja kui keegi veel pole aru saanud, siis Jeesus on tegelikult võitlemas inimeste poolel headuse ja armastuse eesmärgil ja alati käitunud armastuse seadusega kooskõlas ning püüdnud inimesi aidata. Ja temagi läks vastuollu tegelikult tolleaegse selle kurja süsteemiga, selle kabaaliga või eliidiga või mis iganes on ju. Sest et ta lihtsalt otsustas, et tema allub ainult loojale ja tema armastuse seadusele ja lisaks ka võtab osa sellest jumalikust armastusest, mida taevane isa pakub kõigile ning ta elas lihtsalt selle järgi oma elu ja tegutses lõpuni välja. Ja tegutseb tänapäevani. Ta on vaimses maailmas, aitab meid siin igapäevaselt tegelikult, toimetab ringi igal pool. Moraalist ja anarhismist toome korra uuesti selle teema siin sisse selle koha pealt niiviisi, et Reimo, äkki sa käid üle need anarhismi printsiibid, et mida anarhism endas sisaldab ja mida see taotleb et ja kuidas see käib kokku selle armastuse teemaga, äkki sa saad selle kenasti meile ära tuua siin? Anarhismi 2 põhiprintsiipi on enese omamine, mis tähendab, et sa kuulud ainult endale, et teine inimene sind ei saa lihtsalt heast peast kamandada, vähemalt ei ole õigust. Ja teine printsiip on vägivalla mitte algatamise printsiip. See ei ole patsifism, sul on täielik õigus ennast kaitsta, aga see ei algata kunagi vägivalda. Jeesus ütles ju ka, et keera teine põsk ette. See ei ole päris see, aga vägivald ei ole kunagi lahendus. Täitsa nõus. Vägivald on ilmselgelt armastuse vastu, mis järelikult on vale. Kui me räägime õigest ja valest ja ka moraaliseadusest ja asjadest, siis tegelikult me kõik oma südametunnistuse kaudu teame, et mis on õige, mis on vale, sest et me tunnetame selle enda sees ära. Kui me ei ole just oma südametunnistust kuidagi nagu kõvaks teinud või ütleme siis. Ja, kui piisavalt palju kordi valesti käitud mingi omakasu eesmärgil, see ei pruugi olla raha, see võib olla turvalisus, mis iganes. Siis see muutub see tõetunnetus või õige vale tunnetus muutub nagu tuimaks või halvaks. Ja nagu mulle on tundunud siis või on pigem selgeks saanud on see, et õige ja vale ongi see, et kas armastus või mittearmastus, eks ole. Ja mittearmastuse vastu, või ütleme siis armastuse vastand on ka põhimõtteliselt hirm ja muideks armastus, eriti veel jumalik armastus, kui inimesed seda endasse omandavad, aitab välja ajada hirmu inimesest. Et see on muuses ka piiblis kirjas, et täiuslik armastus ajab hirmu välja. See töötab. Teine variant on ka see, et hirm on mitte armastuse vastand võib-olla, aga armastuse puudumine, mis võib-olla on ka üks ja sama. Ka väga huvitav tähelepanek, jaa. Paljud ju ka juba lapsest saati, kui võtavad halbu eeskujusid endale, kas siis vanematelt või kuskilt sõpradelt võtavad halbu käitumismalle ja mõtteviise üle, eks ole, et väiksene siis teevadki pättust ja pahandust ja jama, käituvad mitte armastavalt, eks ju, ja siis sellega tegelikult rikuvad oma hinge, saastavad seda oma hinge halbade tegudega, eks ole, et kahjustavad oma hinge. Ja see hinge kahjustamine on sisuliselt patt, selles mõttes, et see ongi see patt, mis on hinges, mis reostab, eks ole, ja kui inimesel seda seal on, siis tegelikult see teeb inimesele kahju, et siis see nagu lõhub seda sisemist harmooniat ja terviklikkust. Ja patu tegemine ongi see, et sa teed armastuse vastaseid tegusid, see on väga lihtne selgitus. Ja mida me hiljem siis avastame on see, et tegelikult poleks vist pidanud ikka seda tegema, siis kahetsed on ja muudad oma suhtumist, oma mõtteviisi, käitumist ja siis hakkad elama armastuse järgi järjest rohkem, eks ju. Kristlikus keeles on selline asi nagu meeleparandus või meele uuendamine, update oma mõtteviisidele, suhtumistele, et sa loobud mitte armastavast suhtumisest ja otsustad armastava suhtumise kasuks, on ju. Sest et sa näed tegelikult, et see on parem viis. Sa lähed andestad kellelegi, sa võib palud ise vabandust, et sõltuvalt mis kahju sa kellelegi teed, tegelikult südametunnistus saab märku, see piinab, on ju. See tuletab sulle meelde, et kuule, see asi on lahendamata, lahenda see ära.
ja see on tihtipeale, kuidas ka taevane isa meid kõnetab, et näe, mine tee see asi korda, vaata, sul südames kribeldab, mine klaari asi ära, et sul oleks nagu harmoonia taas armastusega ja teise inimesega. Ja siis meie elud õnnestuvad palju paremini. Et lihtsalt julgustan siin natuke vahele. Ma ütlen ka korra, et võib-olla seda hea võrrelda tervise haigusega, et haigus, ükskõik mis selle haiguse nimi on tervise puudumine. Just. Ja kõik need valed teod on armastuse puudumine. Väga hästi öeldud. Ja Anatooli, sa tahtsid vist eeskujudest midagi mainida? Lihtsalt ennast kõnnetab see, et kui ütleme see teod, mis ei ole armastusest või ütleme selline niinimetatud padu tegemine või selline, et petmine või omakasu otsimine või võib päris pikka perioodi elada niimoodi, et on selline, et sa ei mõtle selle peale, et sul on ükskõik kalk, aga samas kogedes isiklikus plaanis, et on ajaperiood, kus ma olen lubanud endal sellises seisundis olla ja siis on ajaperiood, kus ma märkan, et ma ei ole rahul sellega, milline mu elu on ja kuidas keskkond muutub vaenulikuks ka, sellis kalgiks minu enda vastu. Siis ma saan aru, et okei, et ma pean märkama, et mis mu sees toimub, et kas ma olen ükskõikne kalk või kuidagi, et kas et see muutus toimub iseendas ja ongi praegu, et ma tunnen, et see on viimasel perioodil on olnud liikumine sinna sellise armastuse tee poole. Olukorrad, mis enne tundusid et selline nõiaring, et kogu aeg selline tüli ja selline vaidlemine, kraaklemine ja selline negatiivne seisund, siis see meeleparandus, et see tõepoolest töötab ja see toob sellist head ellu juurde tagasi. Ja seda on väga meeldiv märgata ja näha, et see ei ole lihtsalt selline teooria, vaid et see on väga praktiline oskus ja et nii saab teha. Jaa. See toob rohkem rahu ja rohkem ka hingerahu, sest su hing läheb õigesti harmooniasse selle armastuse seadusega tagasi, mis on väga kasulik. Ja siis, mis puudutab eeskujusid, siis selline mõte vahepeal tekkis, et elu jooksul on ikka olnud niimoodi perioode, kus et mõtlen, et kelle moodi tahaks olla, et kas vanemate moodi või loed kuskil, keegi tundub, tal on nii äge elulugu, et tahaks tema moodi olla. Ja siis siis siit sealt tuleb neid kilde, et tema tegi ikka midagi sellist eksis millegi vastu või et leitakse, et mingi süüasi, et seal, et kuidas sa saad tema kohta hästi öelda, kui ta selliseid asju tegi või mingi siin kandi kohta oli midagi, seal oli korra juttu kuskil keegi, samas jälle, et kas keegi tahab lihtsalt maha teha. Aga ma mõtlengi, et kui nüüd võtta see julgus ja öeldagi, et see hea eeskuju on Jeesus, et temalt on palju õppida ja kui otsida eeskuju, siis tema nimi võiks olla esimene, kelle peale mõelda ja siis vaadata, et kas see kõnetab ja et mida on sealt võimalik õppida. Et minu meelest see on selline suur teema, mida võib-olla hetkel hakka süvitsi lahkama, aga see on igaühe enda asi, et kas ta tahab oma silmaringi laiendada ja oma elu sellega väärtuslikumaks teha. Nõus, täiesti 100% nõus. Meie siin kolmekesi oleme kindlasti seal hulgas, et kes tahavad oma elusid parendada ja oma iseloomu kallal tööd teha ja sest et vähemalt mina näen, et sellel on mõtet, see tasub ära ennast, kuna elu jätkub, eks ju, ja ilmselgelt jätkub see hiljem ka vaimumaailmas, siis lõppkokkuvõttes nii või teisiti tasub teha endast parimat versiooni, töötada enda kallal ja hüllata see, mis on vale, kasutu, on ju, ja siis võtta vastu see, mis on kasulik ja toimiv, eks ju, mis on hea. Nii et armastus on igal juhul hea ja elu mõttega kindlasti kooskõlas, nii et need, kes on täna depressioonis, ma arvan, et neid aitaks kindlasti palju armastus ja kindlasti aitaks neid ka looja armastus, et kui seda endasse lasta, eks. Sellest ma võin natuke mingi teine hetk pikemalt rääkida, võib-olla ka selle saate lõpupoole tulla korra selle looja armastuse kättesaadavuse juurde tagasi ja kuidas see Jeesusega kokku käib ja mis väärtust see annab. Tuleme selle juurde pärast tagasi, aga ma tahtsin veel sellest anarhismist korra ka mainida seda, et kui me võtame Jeesust eeskujuks ja kui ta tõesti on anarhist selles mõttes, et ka need samad printsiibid kõik käivad kenasti kokku ja kenasti kooskõlna kõik armastusega, eks ole, siis mismoodi see anarhism siin peegeldub, on just see, et kes on see autoriteet, et kui
anarhismi suhtumises on ja mõtteviisis on see, et üks inimene ei valitse teise üle, sest et selleks ei ole õigust ja sul ei ole nagu, sa ei oma teist inimest, et keegi ei ole sinu ori ja sina ei ole kellegi ori. Siis kuidas see nagu inimsuhetes siis töötama peaks? Tegelikult on asi lihtne, vaba tahte austamine. Me peame austama teise inimese vaba tahet ja teise valikuid. Et mis see siis tähendab, on see, et kui keegi tahab elada oma elu mingis mõttes siis omamoodi, eks ju, teha oma valikud, mis ei kahjusta teisi ja ei ole ka armastuse vastased teod, ehk siis kurjad teod, siis tegelikult lõppkokkuvõttes siis meie asi on lihtsalt austada selle inimese otsuseid, eks. Ja samamoodi Jeesus ei püüdnud ka kellegi üle valitseda ja siinkohal ma tahan kindlasti ära tuua selle, et Jeesus ei vaata meie peale kui orjade või alamate, ega ta ei püüa ka meie üle valitseda. Tema ei näe ennast kui kuningat või sellist. Ta näeb ennast kui meie sõpra, kui vanemat venda, kes nii-öelda on rohkem kogenud asjades ja tahab juhatada meid paremasse ellu ja suhtesse loojaga. Ja sellesse, et me saaksime ka endasse jumalikku armastust, mis aitab meil veel paremasse ellu liikuda. Ja aidata ja võimendada meie armastust ja muuta meid. Ja Jeesus näeb ennast kui pigem eeskuju, kedagi, kes tahab teed näidata, kedagi, kes on vabatahtlikult valmis aitama neid, kes tahavad nii-öelda teda oma ellu, temaga koostööd teha, sõber olla ja nii edasi. Et tema ei ole püüdnud kunagi kellegi üle valitseda ega kuningas olla, aga tol ajal, siis kui Jeesus siin maa peal oli, eks, siis rahvas, paljud inimesed ütlesid, et okei, et Jeesus on meie kuningas ja vägev ja nüüd tuleb valitseb ja lööb roomlastele hambad kurku ja vägev, läksime vaata. Et tegelikult need inimesed ei teadnud, mida nad tahavad ja mis nad mõtlevad. Jeesus ei mõelnud üldse nii. Jeesus ei tahtnud olla mingi kuningas või valitseja või midagi sükast. Ja ta õpetas hoopiski seda, et kui keegi tahab olla kellegist kõrgem, siis olgu ta teise teenija. Ehk siis teenimine, armastuses teenimine, see, mida Jeesus näitas oma elus, oma käitumisega, oma suhtumisega. Ehk Jeesus võtab meid kui võrdset selles mõttes, et me oleme ühe pulga peal, et tema ei püüa meie üle valitseda ja meie ei peaks kellegi teise üle valitsema. Kuidas see siis töötab, on see, et ainult üks on, kes lõplik autoriteet on meie kõigi jaoks, on looja. Samuti on ta Jeesuse autoriteet, kellest tema lähtub ja joondub, et Jeesus tegutseb loojaga kooskõlas ja samamoodi ka meie ülesanne oleks sel juhul siis alistuda otse loojale. Ehk et niimoodi me saavutame kõige paremad tulemused. Kui kõik elavad selle sama printsiibi järgi, siis tekibki harmoonia. Sest et armastuses asjad hakkavad toimima lihtsalt õigesti. Ja miks inimesed hoiavad eemale Jeesusest täna, on tihti see, et nad on valesti mõistnud teda või temast on mingid valed kuulujutud või kuidagi teda on valesti esindatud ka inimeste poolt. Ja siis see peletabki eemale, eks ole, kahjuks õigest ja heast asjast. Aga need, kes tegelikult tahavad Jeesust järgida, nendel on see võimalus ja avastada see tõeline Jeesus ja see õige õpetus ja kõik muu, et siis iseseisvalt minna. Sõltumata kirikust, katoliiklus eeskirjadest ja kõigest muust, eks ju. Et igaüks saab ise sinna tee loojani sillutada ise, võtta eeskujuks Jeesus ja tema õpetused oma elus rakendada. Nii et Jeesus on meie poolt samamoodi süsteemi vastu võitleja olnud ja võitleb tänaseni headuse, armastuse ja valguse eest ja aidates inimesi välja sellest saatanlikust süsteemist tegelikult, mis on see New World Order ja kõik see teema, eks ole. Kõik see keskpangad ja mis meil siin on, eks ole, kogu see nii-öelda see tume värk. Jeesus on meie poolel, võitleb koos meiega tegelikult. Ja Jeesus on mingis mõttes ka community leader. Ta lihtsalt algatas ühe uue community, ehk siis teeme oma community, teeme oma ühiskonna. Et baseerime sellele jumalikule armastusele, mida me kõik võime omandada ja saame ühel uuel viisil looja lasteks. Ja teeme oma ühiskonna, teeme oma riigi, võiks siis öelda. Mõte siis selles, et Jeesus on nagu community leader ja me saame olla osa ühest uuest communityst, mida me saame koos ehitada. Sõltumata sellest, kuhu selle maailma pimeduse juhid ja New World Orderi tegelased tahavad meid juhtida, siis me ei pea sellega kaasa minema. Me saame olla vastujõud, me saame olla see maailma valgus, me saame olla see armastuse jõud. Me saame teha asju teisiti, me võime olla julged ja lihtsalt öelda, et ei, me ei lähe kaasa, kogu lugu. Me teeme nii, nagu meie õigeks peame. Ja me teeme nii, nagu armastuse seadus ette näeb. Me tahame sellega kooskõlas olla ja kogu lugu. Whatever it takes. Ja siis, mis juhtub, on see, et me moodustame oma community, ehitame, me laieneme, me jagame armastust, me suhtleme, me toetame üksteist, ehitame üksteist üles, teeme komplimente, inspireerime minema jõusaali või lugema mingisuguseid häid materjale näiteks, mis ehitab meie elusid ja meie hingesid ja suhteid ülesse.
võiks öelda siis selle kohta ka läbi isikliku muutumise parema ja õnneliku elu saavutamine. Ja ma näen, et Jeesust järgides ja armastuse seaduse printsiipi järgides me suudame seda saavutada. Ja see on tegelikult täiega hea. Ma näen, et see on võimalik ja mis see ongi eriti äge, sellepärast ma olengi ise nii õhinas, jah, sest ma näen, et see on võimalik. Ja ma tunnen, et teeme ära, meil ei ole midagi kaotada, meil on ainult võitlasid. Ütleks vastuseks ka, et mind rääkisid sa septembris põhimõtteliselt hetkega pehmeks, et sellest saadik olen vaikselt alustanud. Ja igaüks alustab erineva koha pealt, nagu selle terviseprogrammiga, millest ma olen rääkinud süsteemiga, et oleneb, kus sa alustad ja mis su tervislik seis on nii vaimne kui füüsiline, et sellest sõltub progress. Kui ma ei teaks, kui palju asjad aega võtavad, siis ma muutuksin kärsituks samamoodi selle vaimse arenguga. Aga kui üks asi on nagu läbi nähtud, et see on nagu õige asi, mida ajada, siis on raske lõpetada. Hästi öeldud. See on siis nagu üks hea sõltuvus või? Jah, midagi sellist. Vinge. Ehk siis tahaksin veel sellist terminit tuua siia nagu anarhokapitalism. Reimo, ma usun, et sa oskad selle paremini meie kuulajatele lahti selgitada, et mis see anarhokapitalism täpsemalt tähendab, sest kapitalismi kohta liigub erinevaid arusaamu ja üldse, mismoodi see kõik kokku käib. Et äkki sa saad selgitada, miks see on nagu hea viis mõelda või mida see tähendab täpselt? Inglise keeles kasutatakse teist sõna ka, voluntarism. Eesti keeles see täpselt sama ei tähenda. Umbes, et Hruštšov oli voluntarist, et tegi mis tahtis seal. See ei ole päris see, et see on see, et kõik inimeste vahelised suhted on vabatahtlikud. Ja kui nüüd sõnast rääkida, siis anarho on muidugi anarhiast tuleb, mis tähendab mitte korratust ega vägivalda, vaid vastupidi, see tähendab, et sul ei ole omanikku. Sul ei ole kuningat, kes võib sind kamandada. Ilma valitsejata. Ilma valitsejata, täpselt. An ja arki. Inglise keeles. Ja siis kapitalism. Kapital on nagu, kui nüüd definitsioon on minna kuskilt lugema, eks neid leiab ka erinevaid ja see ei ole täpselt võib-olla see, mida mina mõistan, aga selles kontekstis tähendab seda, et inimesed pigem on vabad üksteisega kaupu ja teenuseid vahetama, ilma et keegi mingit vaheltkasu ilma igasuguse kokkulepeta nõuaks. Ja pigem on säästmisel, kapital on nagu kogutud vara, et pigem säästmisel põhinev selline progress, et sa laiendad oma firmat siis, kui oled edukas, mitte siis, kui laenud on vabalt saadaval. Et ikkagi säästmisel põhinev ühiskond pigem kui pideval meeletul laenamisel, mitte et laenamine paha oleks. Laenamine on vahest väga vajalik mingit ettevõtet edasi arendada. Aga lühidalt vaba kaubavahetus, enese omamine taaseks, anarhia. Just. Ehk siis siin puhul on ka tegemist eraomanditega, ehk siis kapitalismi hulka läheb see, et sul on eraomand või isiklik mingisugune asi. See kapital kuulub sulle. Just, nagu näiteks minu jalanõud on ju. Need on minu omad, ehk siis need ei ole ei riigi omad, need ei ole naabrimehe omad. See ei ole päris kapital minu mõistes on ettevõtte, ütleme, kui sul on ettevõte, siis on see ettevõtte vara, millest sa saad nagu edasi firmat arendada. Firma arendamise võimalus. Aga ma ei tea, isiklik vara või see on võib-olla mingi seaduslik termin, aga isiklik vara, see ei ole nagu päris see, et see on kulu ja kapital on pigem see, mis võimaldab sul tulu juurde teenida tulevikus. No kapital võib olla ka eraisikul, kui näiteks oletame, et sa ei olegi ettevõtja, aga sa lihtsalt kood endale salli, on ju. Ja siis see sall on sinu oma, sest see on sinu enda toodang, see ei ole kuulu kellegi teisele, et see on sinu oma. Kui nii võtta et siis
kui sa oled laulja näiteks, kood omale salli, paned kaela ja siis ei jää kurk haigeks ja raha tuleb. Just. Aga jah, siin see mõte veel juurde, et siis sellel inimesel, kes selle salli ise koob, eks ole, see on siis tema oma, see sall, ja ainult temal on lõplik õigus öelda, mis sellest sallist saab. Et kui ta annab selle, kingib näiteks oma õele ära, siis on see õe oma, eks ole. Ja kui õde selle tagasi ei anna, eks ju, siis tal ei ole ka õigus seda tagasi nõuda, eks. Et ega ka ei vägivallaga ega midagi. Ja ammugi ei ole siin kellelgi kolmandal osapoolel öelda, et kuule, see 20% see sallist on minu, kuna toimus mingi tehing või mis iganes. Et siis jällegi see, kellele mis kuulub, kui see ei ole vabatahtlik ja midagi röövitakse vastu vaba tahet, siis see on tegelikult vale, see on armastuseta. Et täpselt nagu see 10. käsus on toodud, et ära varasta, Siin me jõuame muidugi selle tõdemuseni välja, et ka tegelikult kõik maksud, mis on siis riigimaksud, on tegelikult valed. Sellepärast, et see on ebamoraalne ja see on otsene varastamine. Et mis sest, et nimetavad seda maksudeks, tegelikult on tegu vargusega, otseses mõttes. Võib-olla mõnele see tuleb šokina, mis ikka, aeg ärgata selle koha pealt. Et miks ta on vargus, ongi see, et siin ei ole tegemist olnud vabatahtlikkusega, et see ei ole andnud oma allkirja või nõusolekut. Ja okei, ma annan sulle. Juhul kui see ei ole olnud mingisugune tööleping või mingi asi, et okei, ma kirjutan alla, et ma nõustun ka mingi riigile tulumaksu maksu või midagi, eks ole, et mis läheb maha, ja kirjutad alla, et okei, selge, ma nõustun sellega. Aga kui sul on näiteks, oletame, et Reimo, sina näiteks annad mulle mingisuguse portsjoni krüptoraha ja mina näiteks annan sulle vastu oma koduruuteri näiteks. Nii. Nüüd võiks öelda, et okei, toimus selline eraisikute vaheline tehing ja siit peaks ju just kui nüüd vähemalt teatud asutuste arvates keegi saama kasu endale. Et mingi majanduslik tehing toimus ja keegi on kellelegi umbes võlgu. Mina seda nii enam ei näe. Kunagi mõtlesin, et ju siis on õigustatud, ikkagi seaduses kirjas, ju siis nii peab olema, aga siis kui ma hakkasin sellest armastuse seadusest aru saama ja avastasin anarhismi, et siis ma sain aru, et tegelikult on see vale, et see lihtsalt, me lihtsalt oleme ette kujutanud, et see on nagu õige, kuigi tegelikult ei ole ja antud juhul see tehing oli igati aus. Mina andsin oma vara, tema andis mulle oma vara vastu, eks ole, et ja võrdsel arvestuse baasil mõlemad osapooled ja asjaga rahule, et minu meelest niimoodi on õige asju ajada. Kuna meil on tegemist siin saatega, eks ju, siis meil on õigus oma arvamust välja öelda ja kusjuures ma võin seda öelda, isegi ka põhiseadus ütleb, et inimestel on õigus oma arvamusele ja nad võivad seda väljendada, eks ole, et see ei ole midagi valet. Ma ei ole teinud kellelegi kurja sellega, et ma praegult neid asju siin räägin. Jah, ega me ei ütle ju kellegile, et ära maksa palju tahad. Jah, täpselt. Kui see sinu valik, kui sa tahad maksta, palun maksa, eks ju. Et me ei ütle ühtegi teist, mina lihtsalt ütlen, kuidas mina asju näen ja vastavalt armastuse seadusele, mis minu jaoks tundub õige. Aga kristlikust anarhismist tahtsid täpsemalt ka rääkida? Jaa, täpselt, kristlikust anarhismist. See tundub võõras selline kontseptsioon kokku panna, et kas siuke asi on üldse olemas. Ja selgub, et on olemas. Isegi YouTube'ist, kui otsida Christian anarchism või Jesus was an anarchist või midagi sellist, siis tegelikult väga palju erinevaid saateid on sellel teemal tehtud, asju on lahti selgitatud ja põhjendatud ära ka piibli baasil, kuidas see täpselt nii ongi. Kaasa arvatud kõik see maksude maksmine muuseas. Pauluse kiri roomlastele, see 13. peatükk, seal on siis juttu sellest, tegelikult ma võin selle isegi ette lugeda, kusjuures, kuna tuli juba juttu, et siis miks ka mitte. Võtame selle piibel.net ja kiri roomlastele peatükk 13. Ja siin on siis kohustustest võimukandjate vastu. Ehk siis põhimõtteliselt siin on nagu ainukene Uues Testamendis olev kiri, mis võiks viidata sinna suunda, et peaks alluma justkui inimeste poolt loodud valitsustele, maksma makse ja kõike muud. Aga tegelikkuses see tundub ainult esmapilgul. Kui seda asja natuke süvitsi uurida ega kreekakeelseid tekste asju vaadata, siis tegelikult see ei ole üldse nii. Ehk siis siin loed tekst niiviisi. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele. Vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja
nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au. Ja edasi läheb seal vennalikust armastusest, et ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Sest kes teist armastab, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. Ja siit läheb edasi ka muidugi, aga korra mainin ära, et jäi nagu mulje, et kõik on ju õige, peaks ju ikkagi alistuma siin näed valitsusele ja nii edasi, eks ju, maksama makse. Pean kahjuks tunnistama, et piibli tõlgetes on sees vead. Ehk siis ühest keelest teise tõlkides tuleb üle vigaseid tõlkimisi teinekord. Ja siin samamoodi, täna näiteks kuulasin just ühte podcasti, kus räägitigi sellest samast peatükist ja muidugi jutt oli inglise keeles. Seal oli siis see koht, kus näiteks täitke kõigi vastu oma kohustused, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha ja nii edasi. Ehk siis roomlastele 13.7. Aga kui ma vaatasin seda järgi ja seal saates oli ka juttu, et seal ei ole sõna maks, vaid seal on sõna tribute või kuidas see, ma ei tea, kas eesti keeles on tribute või kuidas seda tõlgitakse üldse. Siis ma vaatasin järgi biblehub.com, tuleb välja, et seal on ka erinevad piiblitõlked muidugi ja selgub, et mõned piiblitõlked ütlevad, et ongi, et maksa tribuuti, mitte sõnagi maksudest, ei ole sõna tax, vaid on tribute. Ja kui ma tõlgin tribuut eesti keelde, siis see on inglise keeles an act, statement or gift that is intended to show gratitude, respect or admiration. Ja eesti keeles oleks see siis austusavaldus, tribuut, andam, tänuavaldus, rent. Ja rent on siin viimane nendest, aga kõige rohkem läheb kokku austusavaldusega ja isegi ka kohustuste või võlgadega. Ehk siis ka näiteks võlg. Et siis makske võlad ära neile, kellele te olete võlgu. Taipate. Siin ei ole juttu maksudest, vaid siin on juttu pigem võlgadest. Kuidas see Paulus seal kirjutas edasi, et ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlga üksteist armastada. Ehk siis jutke võlgadest, et kui sa oled kellelegi võlgu, maksa oma võlad ära. Kuidas nagu me tihtipeale loeme piiblit, me saame sellest mingisuguse arvamuse ja pärast selgub, et kuule, aga see ei tähendanudki seda vaata, kuigi ma arvasin, et tähendab. Täpselt nagu sellega, mis on eesti keelde tõlgitud, et me oleme loodud looja näo järgi. Inglis keeles ei ole seda nägu, ei ole face seal on image ehk kuvand või pilt, nagu maalid õunast pildi näiteks, on ju. Siis on, see ei ole õun, vaid see on lihtsalt pilt õunast, eks ole. Aga siin ei olnud näoga mingisugust tegemist. Eesti keeles jääb mulje, et Jumala näo järgi või looja näo järgi, järelikult loojal on nägu, järelikult loojal on inimese ihuga sarnasused, järelikult loojal on ka käed, keha ja asjad. Ja sealt tulevad juba valed järeldused automaatselt. Kui sul on üks asi valesti, siis sealt tulevad 100 muud valet järeldust otsa, mis keerab kogu asja tuksi. Ehk siis me peame vaatama algteksti ja mõistma asja nii, nagu tegelikult, kuidas nad algselt on mõeldud, kuidas teksti autor on mõelnud, et see oleks. Ja kui me võtame, et Jeesus oli tegelikult anarhist, Paulus samamoodi, nende jaoks oli ainuke autoriteet looja, taevane isa. Ja kui on piiblis üks koht, mis läheb vastuollu sellega, siis peab selle üle vaatama, sest et kui ta nii-öelda ei haaku ülejäänud 99,9% piiblist ja Pauluse kirjutistega, siis järelikult 0,1% on viga. Et me peaks selle üle vaatama kriitiliselt, kas me ikka saime sellest õigesti aru vaata. Ehk siis siin ongi see, et mis ka mind on edasi viinud, on see, et ma olen uurinud piiblit rohkem ja ma näen, kuidas tegelikult see anarhistlik mõtteviis haakub üks ühele perfektselt Jeesuse õpetustega ja ellusuhtumisega, eeskujuga ja samuti ka Pauluse teised seal tiimi liikmed, eks ole, ja community, kes seal Jeesusega koos tegutsesid. Kõik see käib kenasti kokku. See toimib kooskõlas väga hästi. Nii et head kuulajad, ma usun, et te olete ilmselt juba mõistnud, et anarhistid, nagu meie siin oleme kolmekesi, me oleme rahumeelsed, sõbralikud, me oleme armastavad ja me tahame, et niimoodi jätkuks ja läheks paremaks ka. Ehk siis meil ei ole mingit huvi algatada vägivalda, meil ei ole huvi minna sõtta kellegagi sõdima, kuskil relvadega seal kedagi laskma, eks.
ei, meid huvitab see, et inimeste elud läheksid paremaks. Me oleme inimeste poolt, me oleme inimeste õnnelikkuse poolt ja mina isiklikult võin enda kohta kindlasti öelda, ma teiste eest ei räägi, et mina on looja poolt. Ehk siis, mida tahab looja? Ülimat õnnelikkust inimeste jaoks. Rahu, harmooniat, hingerahu, armastust, suhete toimivust ja kõike muud. Ja loomulikult tema isiklikult on valmis kaasa aitama iga inimese elus personaalselt, kes tema abi küsib ja tema juhatust soovib, eks ole. Siis igaüks võib vabalt küsida. Et see on tegelikult üsna lihtne. Et mina olen lasknud teda oma ellu igapäevaselt ja lasen jätkuvalt edasi, sest ma näen, et ta on minu hea ja armastav isa. Ja mina näen ennast tema pojana, nii et minu elu on selles mõttes nagu küll väga palju suurepäraselt rööpasse läinud ja ma olen saanud vabaks mitmetest valedest ja avastanud tõde. Ja see tõde on teinud mind vabaks järjest rohkem, nii et see on lihtsalt hea. See on lihtsalt hea. Ja selline elukvaliteet, see, mis mu hinges toimub ja mis mu mõistuses toimub igapäevaselt, minu enesetunne ja suhted asjad. Ma näen, kuidas see on nii täitev. Inglise keeles on hea sõna fulfilling, ehk siis selline hinge täitev. Ja ma ütlen, minu elukvaliteet on nagu hoopis midagi muud, kui see oli näiteks 15 aastat tagasi. Et ja ma näen, et aina paremaks saab siit minna. Nii et jah, järgin Jeesust. Tänud jagamast, sellised lood on väga vajalikud inspiratsiooniks. Muidu kaob see uudsus ära ja nagu on lihtne käega lüüa vika peale, aga kui kuuled ikka, kuidas inimestel edulugusid kuuled, siis annab jällegi innustust. Ja, tänud. Anatooli, mis mõtted sul on? Samuti ma olen tohutult tänulik, et sa jagad ja see ongi juhuslikult leidsin selle Uncast podcasti ja see info kõik on kõnetanud ja see, mis praegu nii-öelda põhimõtteliselt iga uus saade võimendab seda õpetust ja seda hoiakut ja mõtteviisi, et see ongi alguses võib-olla tundub selline, et võt, mis mõttes nii-öelda, et kuidas ma nii-öelda sellesse sobitun, aga ongi võtta rahulikult ja see anarhistlik lähenemine ongi just see, et seal on nii suur see pagas nii-öelda, mida on nii-öelda raiutud, et see on vägivald ja korratus ja segadus, kaos, rahutused, et tegelik iva, et just see, mida igaüks tahab, nii-öelda, kellel igaühel on potentsiaal selleks vabaduseks ja nii-öelda teha tõesti, mida tema hing soovib, mitte see ongi, mida hing soovib, mitte selline pealiskaudne, et ma tahaks nüüd, ma ei tea, uhkemat autot, aga just nii-öelda, mis on see pikas plaanis. Ma usun, et on päris suur hulk inimesi, kes arvavadki, et nii-öelda, et need eluaastad, mis on antud, et need saavad elatud ja siis on elu läbi ja ongi kõik ja nii-öelda jolo. et aga tegelikult seda, kui uurida, tunnetada, kuulata ja vaadata nii-öelda neid lugusid ja kuidas inimesed on tulnud sealt koomast tagasi ja kõik need, see lihtsalt tohutu, see elu on lihtsalt palju rohkem kui see kast, kuhu üritatakse nii-öelda kogu aeg suruda ja nii-öelda õpetada ja nii-öelda telekast või igalt poolt nii-öelda see massinfo nii-öelda, mida on reklaamitud, et kui kuulatagi neid lugusid, lugeda, vaadata nii-öelda julgemalt, avatumalt seda kõike, mis elus on tegelikult pakkuda, siis väga võimas selles suhtes. Siin on jälle see, et kui millestki rääkida, et võib tekkida selline, et mis mõttes, et sa surud mulle enda vaadet peale, aga jälle selline peenkunst, et see on jagamine, see on see minu kogemus. Sa ei pea seda sõna-sõnalt võtma, et vaata, katseta, proovi järgi, et sul on võimalik järgi uurida, kogeda, et kui ei usu, siis sinu enda otsus, aga just, et sa jagad ja see potentsiaal, mul tohutult meeldib selle jumaliku armastuse divine love õpetuse juures, et on see naturaalne viis, ehk siis nii-öelda, oi, ma tegin siin pahasti, et ma nüüd proovin hästi teha või nii-öelda, või on see nii-öelda jumalik viis, et see elu ei ole niisama, et see ei ole lihtsalt, et ma siin nii-öelda oma ajukesega siin üritan päevi nii-öelda veeta, et see on mingi suurem selline point on kõigel. Ja et see
elu väärtustamine, et siin räägitakse küll, et nii-öelda, et ela nii-öelda, võtta igat päeva kui nii-öelda viimast ja ürita seda väärtustada, aga see on jälle, et seal jääb nagu selline see jumalik, see aspekt jääb nagu puudu, et see, mis tõepoolest nagu kõnetab ja seestpoolt nii-öelda võimendab ja see selline pühalik tunne, et see, need termineid ja need asju on nagu nii, nagu, no siin oligi, et nagu on öeldud, et on lörtsitud, et mis mõttes pühalik, et kirikud, ei, kuule, see on mingi vana teema, et see on nagu selline väga kitsarillaline või selline suhtumine, et mis mõttes meil teadusajastul, et mis pühadus, et aga tegelikult sellel on nagu tohutu potentsiaal, et see annab sellise lisakihi sellele olemisele väärtus nii-öelda, et annab sellise hoopis uues valguses elurikkus ja on millest rääkida ja märgata ja kusjuures mul just tuli see mõte ka, et rääkides, sa mainisid kirikut, et kusjuures infoks siis kuulajatele, et Jeesus ei tulnud selleks, et algatada uut kirikut või algatada uut religiooni. See ei ole üldse tema eesmärk. Et tema eesmärk oli tuua sõnum sellest, et inimestele nüüd tema sündimisega, vähemalt selle perioodil, kui ta sündis, on looja teinud taas kättesaadavaks sellise asja nagu jumalik armastus või divine love, mis lähtub loojast, nii-öelda voolab temast välja ja püha vaimu kaudu nii-öelda on võimalik seda inimhingedesse paigutada või lasta sisse voolata. Ehk siis meil kõigil inimestel on võimalik osa saada sellest jumalikust ainest või olemusest, mida nimetatakse ka jumalikuks armastuseks. Ehk siis see on aine või substants, millest koosneb looja ise ja seda inimeses algupäraselt ei ole. Seda tähendabki, et inimene on loodud jumala sarnaseks, in image of God, ehk siis ta ei ole nagu, ei ole see õun ise, mis on nagu see substance või essence, see aine, vaid pilt lihtsalt sellest, mis on selle sarnane. Ehk siis naturaalne inimlik armastus on tehtud selle jumaliku armastuse sarnaselt. Meil kõigil on inimlik armastus, aga meil kõigil on võimalik osa saada sellest jumalikust armastusest ja saavutada ühtsus oma taevas isaga ja selline üks uut sorti suhe, kuhu siis Jeesus meid kõiki kutsub või täpsemalt looja ise kutsub meid läbi Jeesuse sellest osa saama. See on vabatahtlik loomulikult, see on kingitus, keegi ei pea seda ära teenima, sa ei pea selleks mingit trikke tegema, vaid lihtsalt paluma ja küsima, kui sa tahad seda, siis see on sinu. Et siin ei ole mingisuguseid nii-öelda strings attached, ehk siis mingisugused, kuidas neid nimetatakse eesti keeles, mingi konks nii-öelda on seal taga, seal ei ole konksu. See mõte on selles, miks ta taevane isa jagab seda kõigile, on see, et ta tahab, et inimesed saaks vabaks. Et inimesed saaksid hingelt päästetud sellest pimeduse ja tumeduse ja kurjuse konditsioonist ja sisuliselt ka põrgust. Ja avastaks ja ärkaks, toimuks üks vaimne ärkamine tõele ja tõe tunnetamisele sellele, et kes tegelikult me oleme ja mis potentsiaalid meis on ja kes on looja ja mis on meie suhe temaga, et see on, mis seda kõike nagu saab esile tooma. Ja ilma selleta nagu need tajud nagu puuduvad või see connection puudub tegelikult loojaga, et see on nagu üks selline uus asi, mis äratab meid ja teeb meist uued olendid, jumalikud hinged tasapisi, mida enam me seda armastust endasse omandame palvete peale. Ja tasuta kättesaadav, lihtne. Sellest meil on vist isegi üks video, 9. osa sellest Uncastist, kus me räägime sellest ilusti lahti. Aga Jeesus õpetas seda ja ta ütles, et igaüks saab ise loojaga ühendust võtta ja küsida seda armastust endasse. Ja Jeesus ise tegi seda täpselt, ta käis kuskil öösiti seal mäe peal suhtlemas ja omandamas seda armastust ja siis, kui ta tuli sealt, siis ta tuli inimeste sekka, tervendas haigeid, ajas välja ebapuhtaid vaime inimestest ja nii-öelda vabastas, tervendas, päästis, aitas ja moodustas community't. Ehk siis ta ei tulnud mingit kirikut, mingi religiooni tegema, vaid ta tuli seda õpetust tooma ja et see on selline asi, mis aitab tegelikult kogu inimkonnal saavutada selle, mida tegelikult algusest peale on planeeritud, et inimkond toimiks armastuses. Ja miks see ongi tähtis ja mis kasu sellest jumaliku armastuse omandamisest endasse on see, et kui mõni inimene tunneb, aga ma ei suuda armastada inimesi, aga ma ei suuda armastada oma vaenlasi, ma ei suuda armastada oma, ma ei tea, ema, isa, kes siin on, eks, või oma õde, venda, tema tegi mulle niimoodi, ma ei suuda. Et siin ongi see teema, et see jumalik armastus, kui seda endasse palud ja seda vastu võtad, see annab sulle võime armastada teisi
ja armastada iseennast nii, nagu sa pole kunagi seda varem suutnud. Ehk et kui sa tahad armastada, sa tahad elada oma elu hästi, täisväärtuslikult ja võimekamalt ja suurepärasemalt ja saavutada selle suurema küpsuse vaimses mõttes, siis see jumalik armastus aitab sind selles. See annab tohutu väärtuse sulle ja see aitab sul elada elu palju võimekamalt, eesmärgipärasemalt, tunnetuslikumalt, sügavamalt ja nagu ühendatumalt iseendaga kui ka loojaga. Tekib siuke uut sorti selline harmoonia ja see armastus ise aitab sind puhastada sisemiselt, tervendada, muuta ja teha sind ümber nii-öelda siis sisemiselt. Nagu mina näiteks avastasin, kuule, aga see on ju palju paremat. Ja siis ongi, ma teen neid palve jalutuskäike ja kõnnin ja lihtsalt talutan, et taevan isa, et palun täida mind oma armastusega. Vala minusse oma armastust ja ma teen seda nii kaua, kuni ma kogenan, tunnen, et see tuleb. Ja siis see lihtsalt ehitab mind sisemiselt ülesse ja vahel ma olen tundnud, et see armastus, tingimusteta armastus nii intensiivselt täidab mind, et ma lihtsalt tahaks kuidagi väljendada seda inimestele, ma ei tea, öelda kellelegi hästi, naeratada, teha asju, vaata. Eks ma ikka mingil määral hoian ennast tagasi, vaata, et mitte päris igal ühele seal kallistama minna kuskil Selveris või nii, aga mõtlen selles, et mis see minu eluga teeb ja milliseid tulemusi see toodab, on see, kuidas ma teistega käitun. Kuidas ma suhtun teistesse, kuidas ma käitun teistega, kuidas ma... Ja siis ongi see, et ma tunnen, et ma suudan armastada, ma suudan püsida selles paremas konditsioonis, ma suudan olla paremas meeleolus, mind ei kimbuta depressioon üle 10 aasta. Ma ei tea, mis asi on depressioon. Minu hing on täidetud, mul on sees hingerahu, mida inimesed otsivad täna. Inimesed otsivad rahu, inimesed otsivad hingerahu. Ja see jumalik armastus annab hingerahu, vähemalt minu enda kogemuse põhjal juba ammu. Ja see aitab elada palju paremat elu, täisväärtuslikumat elu ja võidukamat elu, ehk siis elu probleemid ei tundu enam nii suured või ületamatud, nagu need ennem tundusid. Ja see annab tugevamat turvatunnet ja seda nagu meelerahu ka. Nii et igatepidi töötab hästi kokku kõik see. Tuli nüüd sööke väikene loeng või jutlus lausa siit kokku mulle, aga miks ma selle rääkisin, on see, et just näidata seda võimalikkust, mis meile kõigile on ühtmoodi kätte saada. Mina ei ole selles mõttes mingisugune eriline näide siin selles mõttes, et a la ainult Artol on see võimalik ja nii edasi ei ole. Ma olen lihtsalt üks nendest miljonitest näidetest, kes lihtsalt on vabatahtlikult läinud selle armastuse järgi, sest ma olen näinud, et see on parem. See on väärt seda, tasub omandada. Kui sa oled elanud oma elu ennem kuidagi nii, et kuidagi sa ei leia oma teed või saa nagu aru, mis toimub ja kuidagi segadus ja mingid probleemid ja pidevalt tõmbad ligi mingit jama ja nii edasi, siis siin on üks väljapääs. Kui see jumalik armastus, kui sa palud seda endasse järjepidevalt juurde, siis mis juhtub sinuga on see, et sa hakkad ligi tõmbama hoopis teistsugused olukordi, teistsugused inimesi ja asjad lihtsalt hakkavad juhtuma teistmoodi, sest et mis juhtub on see, et aktiveeruvad ühed uued seadused sinu elus. Ja see hakkab tööle sinu kasuks selles mõttes, et sa käid teises valguses või käid teises olekus ja olemises ja seadustikus või harmoonias. Seda ma ei oska hästi selgitada, aga see paneb tööle midagi sellist nähtamatus maailmas, mis ennem ei töötanud. Aga milleks sul on potentsiaal ja kuhu sa võid tulla ja jõuda, kui sa tahad. Et kedagi ei keelata, see on kõigile kättesaadav tee. Nii et soovitan kindlasti see 9. osa ära vaadata meie Uncastist. Saab sealt täpsemalt veel sellest ülevaadet. Ma ütleks julgustuseks inimestele, kellel on mingid teised praktikad ja ütlevad, mis mul pole seda palvet vaja. Ma avaksin teise mõtteviisi, mida ma hiljuti kohtasin, et meditatsioon iseeneses, see on nagu umbes nagu vabadus millest või vabadus milleks. Et see meditatsioon võib olla nagu ettevalmistus palveks. Et siis on võib-olla lihtsam seda palvet lugeda ja ka üks ei välista teist tingimata. Ja võib-olla, et see meditatsiooni praktika muutub sul kuidagi. Valed võtted langevad ära, õiged tulevad asemele. Mul sellist mõtet lihtsalt kohtasin, mul endal pikka kogemust ei ole, aga asi mida kaaluda. Tänud, väärt mõtted. Tänane saade kokkuvõttes võib öelda, et ma näen lihtsalt, kuidas erinevad elu aspektid, asjad lähevad omavahel kooskõlla ja moodustavad tervikpilti. Anarhism, jumalik armastus, Jeesuse õpetused, Pirate Chain krüptoraha, sest et see läheb kokku täpselt selle
vaba turu ja nii-öelda selle eneseomamise ja anarhokapitalismiga. Ja ma tunnen, et ma olen täna õiges kohas tegemas õiget asja. Ja ma soovin seda igale ühele, et igaüks jõuaks selleni, mis tema jaoks on see, kus ta tunneb, et see on õige asi, mida ta ajab. Ja võib-olla looja räägib sulle juba ammu, et näed, see on see tee, et võta see ette, käi seda, et kuula oma südant ja tee seda, mis on armastusega kooskõlas alati ja sa võidad. Ma enda poolt võib-olla lisan, et ma võin teha neid sammu asju, aga lihtsalt see hoiak on teistsugune. Et ma teen sama tööd edasi, aga ma suhtun sellesse teistmoodi. aga selles mõttes, et ja ma näen nii-öelda, et annab mulle tulemus või see tagasiside on hoopis teistsugune, et kui ma suhtun nii nagu ma suhtun, siis see peegeldab minusse ja selleks ei ole vaja minna punktist A punkti B-sse või vahetada töökohta või ja see nii-öelda see armastusseadus, ma näen, et see on lihtsalt kogu aeg olemas, et lihtsalt küsimus ongi selles, et kas lubad, kas sa nõustud sellega, kas sa teadvustad seda ja kas käitud selle järgi, sest see lihtsalt on. Kui sa teadmatusest teed mitte armastavaid tegusid, siis toob lihtsalt neid kannatusi juurde ja see väga meeldib see hinge tumenemine ja seda on võimalik nagu tagasi pöörata. Võtad, nüüd on see uus hetk, ma nüüd otsustan. Selles suhtes iga uus hetk on see, et sa saad uuesti valida, et okei, siiamaani ma ei ole rahul sellega, kuidas ma siiamaani olen käitunud, ja see ei peagi üldse nagu taak olema, et see on see lahtilaskmise oskus ja siis see, et sa nüüd tead, et edaspidi ma lähtun sellest, hindan armastust või seda armastusseadust või kuidas keegi seda enda jaoks suudab nagu sõnastada, sest ei peagi võib-olla sõnastama, vaid see on selle tunne, sisetunne. See on jälle iga ühe enda millest ta nagu tugev ja hea on, et mis tal parajasti, mis võimed tal on. Ja, nõus. Täpselt, mul meenus kohe see, et ma töötan ise, ettevõttes, kus ma aitan inimestele arvutiprobleeme lahendada igapäevaselt. Ja samamoodi just see suhtumine, et mis suhtumisega ma seda tööd teen. Ma võin teha seda, et jälle kellegi Windows pekkis nõmevat, et jälle mingi järg. Aga ma võin võtta seda ka niimoodi, et väge, ma saan kellegi päeva päästa, kellegi tuju heaks teha, rõõmustame koos, et see Windows update nüüd töötab, et selles mõttes ja ise panen mingi smile'isid värki juurde, ma teengi niimoodi, ma lähen positiivselt, soojalt, armastavalt ja mul ongi see hoiak ja tead, kui palju positiivset tagasisidet lihtsalt tuleb pidevalt, tunnustused, asjad tulevad lihtsalt ja see töötab ja ma loon sellega ise atmosfääriga tööl ja inimesed tahavad ma olen kuulnud palju, et inimesed tahavad minu moodi olla seal töö juures, et täitsa huvitav, see on lahe ja õhustik on hoopis teine. Ja ongi, et tegelikult saavad kõik inimesed teha seda sama, kui tegutseda armastuse seaduse järgi, otsustada võtta armastuse suhtumine, eks ole, siis tegelikult ka töökohtades asjad muutuvad, suhted muutuvad. Mõtle, kui sa loobud näiteks tagarääkimisest, sa loobud teiste kritiseerimisest, mõnitamisest, kaasa arvatud ka enda kritiseerimisest ja armastad ennast ja teisi. Ja armastad loojat, mis toimuma hakkab, mis hakkab toimuma, mõtle. Tänud mehed, et olite täna saates ja ilmselt kohtume juba järgmisel korral. Aitäh. Aitäh sulle.